Tere jälle! Täna räägin ma sulle ühe toreda loo. Nii toreda, et sa võid seda kuulates lausa silmad kinni panna. Võlusopi 23. lugu. Kui mõtted ei lase magada. Võlusopis oli õhtu ja täna ei olnud kõik päris rahulik. Suur vana tamm seisis vaikselt pehme sambla pinna kohal. Tema oksad ulatusid laiali nagu aeglased käed ja lehed sahisesid pehmelt tuules. Õhk oli soe, rahulik. Taevas liikusid aeglaselt pilved ja nende vahelt paistis hele õhtuvalgus, mis muutus tasapisi pehmemaks. Esimesed jaaniussid süttisid, väikesed, vaiksed. Nagu tähed, mis olid maa peale tulnud. Luumi istus tamme juurte vahel ja silitas sõrmedega sammalt ja vaatas üles. Runo istus natuke eemal ja joonistas väikese pulgaga maapinnale jooni. Jooned läksid üksteisest mööda ja siis jälle kokku. Aga Siira ei saanud paigal olla. Ta istus korraks ja siis tõusis. Siis kõndis paar sammu, siis tuli tagasi ja istus uuesti. Aga ainult korraks. Ma ei saa paigal olla, ütles ta. Tema hääl oli vaikne, aga seal sees oli midagi, mis ei tahtnud rahuneda. Luumi pööras pilgu tema poole. Mis toimub? Küsis ta õrnalt. Siira ohkas. Mu peas on liiga palju asju, ütles ta. Ta pani käed korraks vastu pead. Nagu kõik mõtted räägivad korraga. Ta vaatas maha. Üks mõte tuleb ja siis kohe järgmine ja siis veel üks. Ta tõstis pilgu ja nad kõik tahavad, et ma neid kuulaksin. Isegi siis, kui ma tahan lihtsalt magama jääda. Runo vaatas teda rahulikult. Kas nad kõik on tähtsad? Küsis ta. Siira jäi korraks mõtlema. Ma ei tea, ütles ta ausalt. Aga nad tunduvad, nagu nad oleksid. Vaikus tuli nende vahele. Lehed sahisesid. Kuskil liikus tuul läbi rohu. Kas nad jäävad? Küsis Luumi. Kui sa neid ei mõtle? Siira kortsutas kulmu. Nad tulevad tagasi, ütles ta. Justkui ootaksid. Runo joonistas aeglaselt veel ühe joone. Mõnikord on peas nagu liiga palju väikseid sädemeid, ütles ta. Nad hüppavad ringi ja ei taha paigale jääda. Kui palju? Küsis Siira. Runo mõtles hetke. Inimestel võib olla päevas 10 000 mõtteid. Siira vajus pikali. Ma ei taha neid lugeda. Sel hetkel kostis rohu seest vaikne krõbin. Kõik jäid vait
Nad pöörasid pilgu. Väike siil liikus samblast välja. Ta ei kiirustanud. Ta tegi ühe väikese sammu ja jäi seisma. Siis teise sammu ja jälle paus. Ta nuusutas õhku, kuulas, ootas. Siira kummardus veidi lähemale. Vaata teda, susistas ta. Ta liigub nii aeglaselt. Runo noogutas. Siilid ei liigu kunagi kiirustades, ütles ta vaikselt. Nad teevad ühe sammu ja siis kuulavad. Ja nuusutavad, lisas Lumi. Öö on nende jaoks rahulik aeg, ütles ta. Siis on lihtsam märgata, mis on päriselt oluline. Siil liikus jälle. Üks samm, paus. Tal on aega, ütles Lumi vaikselt. Siira vaatas siili pikalt. Aga kui tal oleks palju mõtteid, küsis ta. Kas ta siis ka liiguks nii aeglaselt? Runo mõtles hetke. Võib-olla tal ongi, ütles ta. Aga ta ei tegele nende kõigiga korraga. Siira ei vastanud kohe. Ta vaatas siili pikalt. Siil jäi seisma, täiesti rahulikult, nagu tal poleks kuskile kiiret. Sel hetkel liikus õhk pehmelt ja tamme oksale laskus Frederik. Tema suured sinised liblikatiivad helendasid õhtuses valguses. Ta jäi vaikselt paigale. On mõtteid, mis tulevad kiiresti, sest nad kardavad, et neid ei märgata. Siira tõstis pilgu. Siis ma pean neid ju kuulama, ütles ta. Frederik vaatas teda pehmelt. Sa võid neid märgata, aga sa ei pea nendega kohe kaasa minema. Mõte on lihtsalt külaline. Lumi ütles. Mõnikord tuleb mul mingi mõte, mis pole oluline, aga ma kuulan ta ära ja siis see mõte kaob ise ära. Aga minul on palju mõtteid, ütles Siira. Kas ma pean neid kõiki korraga hoidma? Küsis ta vaikselt. Runo raputas pead. Siilil on palju samme, ütles ta. Aga ta ei tee neid korraga. Siira vaatas siili. Siil liikus jälle. Üks samm, paus. Teine samm, paus. Tuul liikus läbi lehtede. Jaaniussid vilkusid pehmelt. Frederik ütles. Mõtted on natuke nagu teed metsas. Sa ei pea kõiki korraga kõndima. Aga mis siis, kui mõtted ei lähe ära? Küsis Siira.
Frederik naeratas kergelt. Nad ei peagi ära minema. Nad võivad lihtsalt olla. Siira vaatas ringi. Nagu mina, kui mul on suur tahtmine tantsida. Runo noogutas. Täpselt nagu sina. Oo, ütles Siira vaikselt. Sa ei pea oma mõtteid ära ajama, ütles Runo. Sa võid neid lihtsalt märgata. Vaikus tuli nende ümber. Pehme, rahulik. Lumi sulges korraks silmad. Ma vahel lihtsalt vaatan, kuidas mõte tuleb ja läheb. Siira vaatas teda. Kas see töötab? Küsis ta. Lumi noogutas. Vahel küll. Siira hingas aeglaselt sisse ja siis välja. Ta sulges korraks silmad. Üks mõte tuli. Ta märkas seda. Tema hingamine muutus aeglasemaks. Ja siis tuli teine, aga nad ei jookse enam nii kiiresti, sosistas ta. Ta jäi esimese mõtte juurde ja siis see mõte liikus edasi, nagu pilv taevas. Tema õlad vajusid pehmemaks. See oli teistmoodi, susistas ta. Runo naeratas. Sa ei jooksnud nende järel, ütles ta. Siira avas silmad. Siil liikus jälle aeglaselt, rahulikult. Üks samm, paus. Teine samm, paus. Mul on ikka liiga palju mõtteid, ütles Siira vaikselt. Frederik noogutas. Ja see on täiesti okei. Sa ei pea neid kõiki korraga hoidma, ütles Lumi. Siira ei tõusnud seekord püsti. Ta istus lihtsalt, vaikselt ja vaatas siili ja hingas. Ja mõtted tulid ja läksid, nagu väikesed sammud õhtuses võlusopis. Lehed sahisesid, jaaniussid helendasid, taevas muutus sügavamaks ja kõik muutus veidi rahulikumaks. Kui mõtteid on palju, ei pea sa neid kõiki korraga hoidma. Mõni võib lihtsalt oodata, mõni võib tulla ja siis vaikselt edasi minna. Ja sina võid liikuda üks rahulik mõte korraga. Nagu väike siil õhtuses metsas.